aga meie tänane ettekande teeb Jaan Tagaväli, kes räägib eesnimedest. Ehk pool meie nimedest on eesnime. Mõnel on neid rohkem isegi. Tere, lugupeetud kohalolijad ja siis ka need, kes teisel pool ekraani on. Tere teile ka. Me oleme erandlikult täna natuke varem ja üldse mitte teisel laupäeval, et kõik on täna teistmoodi. Ja hästi lühike aeg on meil ka. Selles mõttes katsume kasutada seda aega hästi efektiivselt. Ma nimetasin seda teemat, millest kõnelevad eesnimed. Täpselt samamoodi võiks ju küsida, millest kõnelevad perekonnanimed, millest kõnelevad kohanimed, millest kõnelevad loomade nimed. Aga täna jääme siis nende eesnimede juurde ja katsume kõigepealt teada saada, kas nad siis ikka kõnelevad või mitte. Ja millest nad kõnelevad. Tegelikult on ju niimoodi, et kui uus ilmakodanik on sündimas, siis lapsevanemad juba varem pingsalt mõtlevad, missugust nime seda oma järeltulijale panna, et ta peab ju läbi elu sellega sammuma. Et ei juhtuks nõndamoodi, nagu mulle hiljuti just räägiti, oli üks tore perekond, selle perekonna nimi oli Ait. Ilus eesti nimi, eesti sõna, tähendab ka midagi, kõneleb ka Ait. Ja siis nad pingsalt mõtlesid, mis oma pojale siis nimeks panna ja panid sellele pojale nimeks Olev. Ja kuidas ta siis pidi läbi elu ennast tutvustama, kui tema käest küsiti, mis ta nimi on? Olev Ait. Kas oli kõige õnnestunum või ei olnud, ei oska öelda. Aga eks need eesnimed on pärit väga ammusest ajast. Kindlasti osa praegu kasutusel olevaid nimesid, nende juur on pärit muinasajast, kindlasti keskajast. Ja ma arvan ka, et need väited, mida ma täna siin esitan, tekitavad võib-olla mõnes vastuseisu, kes võib-olla ka kodus kuulab, vaatab, tekitavad võib-olla küsimusi, aga ärge närveerige, see on minu nägemus asjast. Teil võib olla teistsugune nägemus. Et siis keskajast hästi lühidalt. Ma pean küll seda ütlema, et minu andmed põhiliselt on pärit minu uurimispiirkonnast, ehk see on tegelikult Harjumaa, täpsemalt veel Ida-Harjumaa, ja kui veel täpsemalt siis kohe siit Tallinna külje alt Jüri kihelkond, Kuusalu kihelkond, Jõelähtme kihelkond. Sealt kandist on need nimed pärit. Ma usun, et võib-olla mõnes teises piirkonnas on see nimede spekter läbi ajaloo olnud teistsugune kui see, millest mina räägin, aga kindlasti sarnast tuleb ka ette. Et jah, aga üks eripära on muidugi sellel Tallinna lähedusel see, et juba keskajast on teada ka lihtsama rahva nimesid, eesnimesid. Muidu me teame ju neid läänimehi nime poolest, eks ole, juba Taani hindamisraamatust. Siis me teame neid läänimehi, kellest hiljem kasvasid välja ka mõisasaksad, mõisaomanikud, teame keskajast, teame ka vaimulikke, aga päris vähe teame seda lihtsamat sorti rahvast. Aga Tallinna lähedus annab Ida-Harjumaale selle võimaluse või meile selle võimaluse õigupoolest, et me saame midagi seoses Tallinna linnaraamatutega midagi teada. Ehk ühesõnaga võis ju võtta mingitel asjaoludel maalt pärit inimese vastu linna kodanikuks või siis need maalt linna siirdunud isikud pärandasid, müüsid või pantisid kinnisvara, just kinnisvaraga seoses. Või siis ka teate, olid ju sellised turbejuhtumid ehk kaitsejuhtumid. Linn andis teatud juhtumitel teatud pahategude eest ka kaitset. Tänu sellele on teada. Ja mina olen välja uurinud, et minu uurimispiirkonnas kõige varasemad keskaegsed nimed, mis on kirjalikult üles tähendatud,
on nendest aegadest. Siin on 3 nime, 3 isikut, 1345, 1361, 1371. Võib arvata, et võib-olla teie uurimispiirkondadest, mis on suurematest keskustest kaugemal sellest ajast, lihtsama rahva eesnimesid teada ei ole. Ja näete, väga tuttavad nimed tegelikult, Mattie, mis võib olla ka hilisem Mati, Matis, Olavus, Olav, Olev, no see Tale või Tele või kuidas teda hääldada, selle kohta ma ei oska praegu öelda, mis sellest võis hiljem tulla. Nii, aga sellest ajast tihtipeale eesnimest ikkagi ei piisanud ja sellele inimesele anti juurde justkui ka aadress ehk koht, kus ta oli pärit või see koht, kus ta ka elas ja tegutses. Näete, siin on ekraanil terve rida nimesid, aga kõik need seal, need lisanimed, mis ei ole perekonnanimed, need lisanimed nagu aadressid annavad nagu aimu võib-olla äkki Viimsist, eks ole. Viames, Viandes, Viamas, Viemas, aga need 2 tükki, seal on nagu natuke teistsugune aadress seal alumistel. See Jürgen Virrolen, äkki tal on Viru päritolu ja Rotse Mats, mis ta võis olla, eks ole. Et natuke nagu anti sellele eesnimele aadress juurde, aga eesnimedest. Eesnimed on ju kaunis Jani, Nikkel, mis ta võib olla, Niglas. See Lemmetoi ja see tundub küll väga muinaspärane olevat. Ja Jakob, väga tänapäevane, Mati või Mattias või Mattias, Jürgen, Jüri, Mats. Sealt on need tänase aja nimed ka pärit. Ja mõnikord ei antud siis inimesele aadressi juurde, vaid täpsustati tema nime siis isa nimega, eks ole. Kuidas seda hääl? Esimene on I ja seal keskel on väike L, eks ole, ühesugused märgid küll, aga Julben Collenson. Tema oli Julben Collenson, aga võimalik, et siis tema poeg oli juba Olef Julbenson, eks ole, et see ei olnud veel perekonnanimi. Ja mõnikord ei olnud mitte son seal lõpus, vaid oli poik ja uurijad arvavad seda, et ehk võib-olla oli Soome päritolu, sest neid Soome inimesi nagu nimetati selle poikliitega tihti peale. Nii, ja veel, kui ei olnud inimese eesnime juures aadress, siis oli midagi muud. Mis te siit välja loete? Rätsep äkki, eks ole, Rätsep Mats. Jah, Jürgen Indermöölen, Jürgen Veskis, eks ole ju. Nüüd natuke keerulisem on see Nikkels või Niglas, Karuempiste. Paul Johansen on arvanud, et see on karupistja, karutapja või karukütt. Ja Mikkel Pitkelekke, siin peab muidugi fantaasiat olema, aga keegi on arvanud, et äkki see on Mihkel Pikaldane, selline flaglaatiline natuke. Sellised lisanimed eesnimede juurde. Aga üldiselt keskajal väga tuttavad nimed levisid, kui neid ürikuid veel vaadata. Ma olen väikse kokkuvõtte teinud, mis nimed sagedamini esinevad. Näete, väga tänapäevased nimed, eks ole, on ju. Natuke mugandustega võib-olla tänapäeval kasutatakse. Aga hüppame nüüd kohe 17. sajandisse, jätame selle keskaja, kus see ja teine. Ja 17. sajandi lõpuaastad, see oli see aeg, kui Eesti alal oli Rootsi kataster. Ehk ühesõnaga mõisasid kaardistati ja nendel mõisakaartidel enamasti või vist iga kord oli selline kaardinurk, kus kaardil olid tähistatud ka talukohad numbritega ja seal kaardinurgas või spetsifikatsioonis olid siis ära toodud ka nende talumeeste nimed. Ja sealt võib ka jälle üht-teist vaadata. Jälle, nagu me ütleme, talunimega eesnime koos, ehk on talle jälle nagu aadress antud, aga need eesnimed on väga tuttavad. Pello Mart, Lutika Jürgen, Musta Mikk ja Kilu Mats. Vanas kirjaviisis muidugi, eks ole, Pello
ma ei tea. Praegu on ka selles kohas talukoht olemas, no inimesed teavad veel vana nimega Pällu talu. See Pello Mart peaks olema minu esivanem, üks paljudest. Nii, ja jälle nende katastrikaartide pealt võib näha siis selliseid nimesid ja veel küllaltki väga tänapäevased. Siem on muidugi Siim, eks ole, ja Tõnno on Tõnu. Nii, aga pärast Põhjasõda, no siis on olukord hoopis teistsugune, selles minu uurimispiirkonnas on väga korralikud kirikuraamatud sellest ajast säilinud ja juba lausaliselt võib tegelikult leida isiku nimesid, eesnimesid siis. Panite tähele ühte asja enne Põhjasõda? Kas te nägite ühtegi naise nime? Ei olnud, sellepärast et dokumentides naisi nimetatakse suhteliselt harva vähe ja siis pidi ta ka mingis eri õiguses, eri staatuses olema. Lihtrahva hulgast. Aga pärast Põhjasõda ilmuvad kirikuraamatud ja hakkavad ilmuma massiliselt vot sellised nimed, mis ma olen leidnud. Jälle väga tänapäevased. Ja siin on nüüd, mul jälle nagu tänapäevastatud see kirjapilt, et on olemas Tallinna linnalähedased talupojad olid hingekirjas Tallinna Pühavaimu koguduses. Teatavasti Tallinna Pühavaimu kogudus oli Tallinna linna eestikeelsete elanike kogudus. Ja need linnalähedased täiesti ümber kohe Tallinna niimoodi hakkab sealt Viimsist peale, läheb sinna Raesse välja, siis jõuab sinna Kiili poole ja niimoodi kuni Haaberstini välja võib leida päris palju neid linnalähedaste külade elanike Pühavaimu koguduse meetrikatest, kirikuraamatutest. Ja need on siit ka nüüd võetud mõned sellised. No näete, jälle Anti on kohanimi, Tõnu on isa nimi, Jüri on poja nimi. Pugumani Toomase tütar Anna Dorotea, juba natuke peenem nimi, eks ole. Ja Otsa Perteli tütar Triinu, nii et juba naisterahvad ilmuvad. Nii, ja sellised enamlevinud nimed kirikuraamatutes, esimestes kirikuraamatutes, mis meile kätte saadavad on näete sellised. Praegu jälle vanas kirjapildis. Aga kas teile ei tekita natuke küsimust, et need Annika ja Rein tunduvad ikka väga tänapäevased nimed olema? Ma olen neid leidnud väga harva üksikutel juhtudel, aga neid on. Aga siis üksikutel juhtudel hakkavad ilmuma ikkagi ka need peenutsevad nimed talurahval. Brigitta, Margareeta, Johann Christian. Kuidas neid koha peal külarahvas kutsus? Me ei tea, aga sünnimeetrikas on nõnda kirjas. Mis nimi? Võib-olla jah, et ta ikkagi on päris vana nimi, aga ühel juhul olen kuskil 1730-ndatest leidnud ja siis tükk aega ei ole jälle. Jah. Nii, aga nüüd juhtus huvitav olukord sellesama kohe siit Tallinna linnast ida poole jääva ala osas. Nimelt, ma nimetasin ka, et nad kuulusid Pühavaimu koguduse hingekirja, aga siis juhtus selline lugu 1737. aastal, et Jõelähtme kihelkonna pastor arvas, et osadele senistele Pühavaimu koguduse liikmetele suudab tema paremat hingehooldust anda, kui seda linnakogudus seni on teinud. Ja 1737. aastal tõmmatigi näiteks Viimsi poolsaar ülevalt pooleks. Need, mis jäid läänekalda poole, need jäid Tallinna Pühavaimu koguduse hingekirja, need külad ja nende külade elanikud, mis jäid ida poole, kust minu esivanemad ka pärit on, need läksid Jõelähtme alla. Ja sealt tekib päris huvitav erisus eesnimedes. Vot need on jah nüüd mul tänapäevastatud. Need on need nimed, mida me kohtame Jõelähtme koguduse kirikuraamatutes. Aga need on need nimed, mida kohtame
Pühavaimu kiriku raamatutes. Et nagu linnarahvas ikka rohkem. Jah, nagu linnarahvas rohkem. Nii. Ja teeme hästi vilkalt, aeg läheb kiiresti ja jõuame hopsti nüüd 20. sajandi alguskümnenditesse. Tegelikult korraks võib veel natuke tagasi vaadata sellesse aega, kus vana kirjaviis hakkas kohta andma juba uuele kirjaviisile. Just nimelt selles samas piirkonnas Ida-Harjumaal Kuusalu kihelkonna pastor oli, kes oli? Eduard Arens. Eduard Arens, uue kirjaviisi üks esimesi kasutusele võtjaid ja sellepärast ka need nimed, olid juba ka perekonnanimed seal olemas, aga sellest me täna lubasime, et me ei räägi. Siin on koht. Ja võttis kasutusele juba need eesnimed uue kirjaviisi järgi ja tema sõber, naaber, tuttav või ütleme hea kaasteeline Jõelähtme kiriku pastor Gustav Heinrich Südlühvel asus samamoodi tegutsema. Et kuskil juba 1840-ndatel, 1850-ndatel hakkasid nad kasutusele võtma nimede ja üldse kirjaliku teksti üles tähendamisel uut kirjaviisi. Mujal Eestis vist see asi võttis nagu rohkem aega või? Mis kogemus teil ütleb? 1870, 1880 äkki siis, eks ole. Ja oli ka selliseid kogudusi, kus pastor võttis kasutusele uue kirjaviisi ka nende eesnimede üles tähendamisel, aga siis asendas teda keegi uus, noorem pastor, kes hakkas jälle vana kirjaviisi kasutama, sest tema eelistas seda. Ja siis ülejärgmine võttis jälle uue. Nii et seal võib natuke virvarri ka olla. Nii, aga jõuame siis 20. sajandi alguskümnenditeni. Selles uurimispiirkonnas, mida mina uurin, tegelikult võib juba leida ürikutest, ajaloo allikatest neid inimese sünniregistreid juba lausaliselt, ehk praktiliselt keegi nagu kahe silma vahele peaaegu ei jää. Ja olukord on jälle juba uus. Ilmuvad 1910-ndatel ilmuvad sellised uued perekonnanimed. Ma ei saa muidugi öelda, et nad uued on. Kindlasti on nad ka kuskil varem kasutusel olnud ja tõenäoliselt nad on kuskilt laenatud ja nagu meiegi teeme, oleme lapsevanematena teinud, eks ole. Võtame ilusa Eesti nime, Jaan pole paha ju, eks ole, nimi, aga tegelikult on ta ju tuletatud Johannesest, nagu ka Hannes ja Juhan ja ilmselt ka naise nimi Hanna võib-olla. Aga näete sellised nimed, juba nagu natuke peenemad, saksikumad. Alfred, Arnold, August, Eduard minu vanaisa nimi, Erich, Johannes, Karl, Oswald, Richard, Voldemar minu teise vanaisa nimi ja naiste nimed näete sellised siis. Muidugi osa neist on ju väga vanad nimed, nagu see Anna ja Maria kindlasti ja ehk siit võib leida teisigi. Leida. Võib-olla see Leida on natuke uuem nimi. Nii, aga nüüd juba 20. aastad Eesti on saavutanud oma iseseisvuse, on loodud, rajatud Eesti Vabariik ja hakkavad sellised, kuidas ma nüüd ütlen, kuidas ma võiksin öelda, rohkem luulelisemad nimed tekkima. Jah, Hansust on saanud Ants, siis on tulnud Endel, Evald, Heino, Kalju, Lembit. Naiste nimed Aino, Asta, Helgi, Laine, Luule, Maie, Milvi. Aino on minu ema nimi, Luule on minu tädi nimi, Asta on minu tädi nimi ja teisedki on lähisugulased siin. Nad on sündinud 20-ndatel, 30-ndatel. Et läheme nüüd korraks algusesse tagasi. Kuidas teile tundub, kas nimed jutustavad midagi? Kõnelevad midagi? Kindlasti nad kõnelevad selle ajastu kultuurist, kus nad, millal neid pandi vastsündinutele. Kindlasti nad
kõnelevad võib-olla peretraditsioonidest. Minul näiteks on minu ühe uuritava sugupuu puhul selline olukord, et vanaisa nimi oli Mart, isa nimi oli Jüri, poja nimi oli Mart ja see pani oma pojale jälle nimeks Jüri. Niimoodi on. Aga muidugi on ka teistsuguseid juhtumeid, et tegelikult ju te olete ka tähele pannud, et ühes ja samas peres on 2 Mari või mõnikord 3 isegi. Kuidas seda seletada? Jah, nimi jäi vabaks. Et enamasti on ikka niimoodi, või niimoodi saabki olla, et see esimene Mari suri lapsena ära ja see nimi jäi justkui vabaks ja pandi teisele jälle. See võis ka ära surra ja 3. pandi veel see Mari. Nii võis olla küll, jah. Nii. Kuhu kohta me nüüd välja jõudsimegi? 20-ndatesse. Siis tuli nimede eestistamise aeg. Seda üldiselt ju teatakse rohkem nagu perekonnanimede eestistamise ajaga. Varem kogu aeg arvati või käibel oli selline number nagu 210 000 kodanikku Eestis eestistasid oma nime. Nüüd Fred Buss on natuke seda asja täpsemalt uurinud, selle kohta ajakirjas Keel ja kirjandus mõni aasta tagasi ilmus ka artikkel, kus ta on väga täpseid arvutusi teinud. No te teate, et suguvõsa uurimisest täpsemat inimest on raske leida kui Fred Buss. Tea, kas ta ise ka praegu kuulab ja vaatab. Ja tema võttis sealt siis 15 000 kindlasti isikut maha, et oma nime eestistas umbes 195 000 isikut Eestis. Aga vähem teatakse seda, et tegelikult eestistati ka eesnimesid. Või te teate? Kes ei tea? Me ütleme, kes teab. Et eestistati ka eesnimesid ja tõesti neid tehti. Siin on mul mõned näited minu enda uurimustest. Heinrichist võis saada Indrek, Albertist võis saada Andrus, aga näete, selline eesnimi nagu Pirjen, mina ei olnud seda varem kuulnud. Temast sai Vello ja ma olen selle inimesega saanud ka aastakümneid tagasi ise rääkida. See pere eestistas ka oma perekonnanime. Nii et sündides oli selle mehe nimi, täisnimi Pirjen Brommer. Ja mina vaatan Pirjen Brommer ja ühel hetkel ta kaob ära, eks ole, surma andmeid ka ei ole, aga ilmub välja Vello Vahur ja saigi Pirjen Brommerist sai Vello Vahur. Brommer eestistati see nimeks Vahur. Küsisin ka, et miks just selline nimi. Et natuke kõlalist sarnasust on, see R on seal lõpus, eks ole, aga et meie maja, selline väike kalurimaja oli seal mere ääres ja meri aina vahune kogu aeg, et Vahur. Ma ei tea, kas nimepanijadki niimoodi mõtlesid, aga tema vanas eas niimoodi mulle rääkis. Aga nüüd nimed pärast teist maailmasõda. Jälle uus olukord. Et me peame ikka rääkima sellest nime moest, ega me ei saa sellest mööda. Ühed nimed on moes, teised nimed on moest maas. Ma nüüd hüppan ajas kõvasti edasi. Kui meie mehed võitsid lauluvõistluse Eurovisioon, siis peale seda hakati lastele üsna palju panema eesnimeks ka Tanel. Dave vist natuke vähem, aga Tanel hakati panema küll. Et selliseid kombeid on. Minu ühe poja eesnimi on ka Tanel, aga tema oli sündinud enne seda võitu. Lihtsalt kõlas hästi, Tanel Tagaveli, nagu teate, pannakse selliseid nii Mart Martinson, Jüri Jürisson, mina panin Tanel Tagaveli. Nii, mis siis juhtus pärast teist maailmasõda kohe? Teada on ju, et siis oli beebibuum. Need, kes olid ellu jäänud, need mehed, kes tulid sõjast tagasi, nad olid väga hinnas. Ega nad vist poissmeesteks eriti nagu ei jäänud. Ja lapsi sündis palju. Ja levinud nimed olid nüüd siis sellised, paljud küll tõesti ka korduvad, eks ole. Näete, Antsu on olnud ja Jüri ja Jaan ja tegelikult need on, võib-olla see N on natuke selline, mida varem
ei olnud meil siin nimekirjas. Aga naiste nimedest, ma ei tea, Sirjet vist ma ei ole nimetanud varem. Sirjet ma ei ole nimetanud, Tiiu peaks ju päris vana nimi olema. Need on nüüd need 50ndate nimed. Aga läheme edasi 70ndatesse. Jälle uus nimemood. Mõned nimed on väga vanad, muidugi see Andres, mäletate, oli juba seal, Andreas oli 1300-ndatel. Indrek, Kristjan, Marek, Margus, Marko, minu ühe poja nimi on Marko, Martin, Meelis, Tarmo, Toomas. Ja naiste nimed, vot see Tarmo on ilmselt nüüd natuke nagu tulnud uus siia teiste hulka. No Marek võib olla mugandus, võib-olla, ma ei tea, mõnest varasemast nimest. Ja. Evelin tundub olema nagu uuem nimi. Või ma eksin? Mis Evelin ise ütleb? On see väga vana nimi? Jah. Vaadake, tegelikult ongi niimoodi, et me võime iga nime kohta, ta ju kõneleb, me oleme vist juba aru saanud. Me võime teha niimoodi, et me teeme ühe väikse graafiku, skeemi. Või nii, siia horisontaalskaalale kirjutame aastad ja siia kirjutame selle nime esinemissageduse erinevatel aastatel, kui palju teda vastsündinutele pandi. Ja see graafik võib olla selline, et see nimi on popp olnud 1910-ndatel, siis ta on vajunud alla ja nüüd võib-olla tuleb esile. Võib-olla mõni on mitu korda esile tulnud. Ja uurimist see muidugi nõuab. Piret. No Piret ei ole tegelikult uus nimi, sellepärast et Pirrit oli juba enne perekonnanimede panemistki. Nii, nüüd jõuame siia värskesse sajandisse, isegi uude aastatuhandesse. Uue aastatuhande esimesel kümnendil olid levinumad nimed vot sellised. Oliver nagu paistab nagu uuem olevat, Rasmus võib-olla ka, no Hanna on see Johanna või Johannesest. Ja nagu te näete, Maria või Mari on isegi 3 erineval kujul. Marie, no see Marie on prantsuspäraselt, eks ole. Nii, ja teine aastakümme, jälle küllaltki, no Sofia on nüüd selline nimi, et ega ma olen rohkem nagu Eesti inimeste nimedest, eestikeelsete inimeste nimedest rääkinud. Ega see Sofia on juba kaunis rahvusvaheline ja eks siin need teisedki on ju rahvusvahelised. Robin, Robert kindlasti, Emma kindlasti ja noh, Maria muidugi, Miia ka ja nii et nad kõnelevad. Aga nüüd natuke on veel aega jäänud mõningatest seikadest seoses nimedega veel. Me sageli tihtipeale ei mõtle, et paljud eesnimed tähendavad ka eesti keeles midagi. Siin on üks väike nimekiri, kui te lasete silme eest läbi ja peast ka, siis te leiate kõikidele nendele tähenduse. Loodusest, ja näete, ma sinna tuule ja sellele olen pannud koma järele, neid on palju veel. Neid on väga palju veel. Need on mulle lihtsalt silma jäänud. Või siis teine nähtus on see, et me ei mõtlegi selle peale, et väga sageli see eesnimi on saanud ka perekonnanimeks. Mõned näited siit. Need on ka inimeste perekonnanimed olnud ja kõige keerulisem on muidugi see, et no vot see Aare, sellega on üldse keeruline lugu. See võib olla perekonnanimi, see võib olla naise nimi, see võib olla mehe nimi, eks ole. On ju. Ütleme nii, et kuskil enne sõda 1930-ndatel oli ta vaieldamatult naise nimi, sealt on ta õnne 13 sarjaga läinud, aga praegu me üldiselt Aare on meesterahvas, eks ole. Kuidas on Marisega?
Eestis on mees ja, ei, Eestis on naine ja Lätis on mees. Jah. Jah. Aga mida me siis näiteks teeme, no kui on tegemist näiteks Tõnu Aarega, kahju küll, teda ei ole meie hulgas enam, aga me saame teada, et tegemist on ikka meesterahvaga juba nime järgi, eks ole, Tõnu Aare. Aga kui äkki inimese nimi on Anu Anton, kes mäletab sellist lauljat veel, on see mees või naine? Anu Anton. Jah, no meie teame, et ta on naine, jah. Ja siin ongi mul mõned näited tuntumatest sellistest eesnimedest koos perekonnanimedega, mis oleks ka nagu justkui eesnimed. No Elmar Joosep oli ju meie väga väärikas seltsiliige. Jüri Martin, ka hiljuti lahkus, minu hea tuttav, oli botaanikaaia direktor, oli akadeemik ja oli Euroülikooli, mis küll õnnetult lõpetas, viimane rektor. Maris Johannes oli raadiotöötaja, Erich Rein oli tereltöötaja ja Toomas Pauli kohta ma ei pea vist kommenteerima, kõik teavad teda kui teoloogi. Mis nüüd eesnimedega veel võib juhtuda? Kui neid perekonnanimesid pandi, siis paljudest eesnimedest said ju perekonnanimed, eks ole. Mindi väga lihtsat teed. Võeti kas see talunimi või võeti isa nimi või vanaisa nimi ja pandi see son. Alguses on ta küll kirjutatud enamasti kirikuraamatutes või siis perekonnanimede raamatutes, nii nagu ta saksa keeles tegelikult on. Hassiga, eks ole, sohn. Aga ta üsna varsti muutub sonniks. Hääldatakse ju son. Aga näete, ühes kohas ma nägin Madise poeg ja mitte Mattisen. See võiks nagu rääkida, ta on natuke taani keele pärane, eks ole. Andersen, Niglassen, Rumessen. Ei tea, ma selle tagamaad ei tea, aga nii on. Aga juhtus ka niimoodi, just eriti minu uurimispiirkonnas, et eesnimedest said hoopis venepärased perekonnanimed. Aado, Adamov, Jüri, Jürjov, Miku pojapoeg. Siin on vist väike apsakas, mul on see vanast ajast jäänud. See Miku oli ka talunimi. See oli ka talunimi. Ja kuidas seda selgitada? See Adamov, seda võib ju selgitada, kelle oma, kelle? Adamov sõnn. Kelle poeg? Adamov sõnn. Millisest talust? Miku talust. Kelle oma? Miku oma, eks ju, Mikko. Tegelikult venepärased perekonnanimed on väga paljud tulnud tegelikult ju eesnimedest. Filippov, Sergejev, Nikolajev, Fjodorov, Ivanov, jah, Ivanov sõnn. Tegelikult on Ivanov sõnn, me peaks ütlema ju mitte Ivanov, vaid Ivanov. Aga ütleme Ivanov. Ja neid on lugematu hulk, neid venepäraseid, aga me ei ole vene nimedest täna ju pidanud rääkima. Oleme ikka, natuke jah, näete, Nikita poeg Nikitin, Vasja poeg on Vassin, Ivani poeg on Ivanov. Vaatame, mis siin veel on. Nüüd veel kord küsimus, et millest siis võib veel inimese nimi rääkida? Kas me võime eeldada, kui ta on Viktor, et ta ei ole eestlane või eestikeelne, kui ta on Aleksander, et ta ei ole eestikeelne, aga kui meil antakse ette selline nimi, kas me oskame arvata, kellega siis tegu on? Alar. Alar on justkui nagu eestlane, aga see on päriselt elanud inimene. Ma ei pea tema käest küsima, sest ta on lahkunud meie hulgast. Ma olen saanud seda nime ikka kasutada. Ta elas Kostiveres vist minu meelest. Siin on üks Kostivere inimene ka vähemalt, kes on elanud Kostiveres. Jah, Arar Kamtsasvili. Ma olen seda varem ka näidanud ja päris mitut moodi on arutletud. Kes tahab arutleda? No ilmselt midagi võib nii arvata, jah, aga ema on eestlane, eks ole, ja siis on nad kuidagi ragistanud natuke ja on pannud siis sellise nime. Või siis teine variant võib ka muidugi see olla, et see tegelikult ongi ikkagi Gruusia pere, aga nad on juba siin nii kaua olnud ja tunnevad ennast Eesti kultuuri osana, et tahtsid seda eesnime panna.
me võime siin fantaseerida. Inimese käest enam küsida ei saa. Aga jaa, vaat tegelikult Gruusia nimed on päris paljud ju sellised sviilid. Või siis kuidas ta veel, Kotrikadze. See on antikuni, aga Šveili on just liiga. Võib-olla küll, jah. Ei, see on piirkonnad, sest Ida-Gruusias on Šviili ja need itseatsed on Lääne-Gruusia. Mina olen ka ükskord endale Gruusia nime saanud. See oli aastakümneid tagasi. Ma tegin sporti natukese ja vaat sellistel, kes palju sporti teevad, nende jaoks oli olemas kehakultuuri dispanser. Need mis tippsport enam ikka olin, aga sellel tasemel sportlased pidid siis iga poole aasta tagant laskma ennast tervislikult kontrollida. Tehti siis elektrokardiogramm ja siis lasti 10 minutit tabureti peale astuda, maha astuda, peale astuda, maha astuda. Aga see ei ole tähtis. Tähtis on see, et see ei olnud eestlane, see arst, kelle juurde ma sattusin. Ja minu ütlemise peale ta pani kirja minu nime ja kui ma pärast vaatasin, mis seal dokumentides kirjutatud oli, siis ma olin Tagisvili. Aga see on lihtrahvas, jah? Kahju küll. Jah. Nii, asi ei ole niisama. Nime ei saa panna, mis teil pähe tuleb. No nagu ma alguses alustasin, et sellele härra väiksele poisikesele, kelle perekonna nimi oli Ait, lubas passilaua töötaja, tol ajal oli passilaua töötaja, nüüd on rahvastikuregistri menetleja, eks ole, või lubas panna sellele nimeks Olev ja nii saigi nimeks Olev Ait. Võib-olla see ei kõlaks hästi, eks ole. Ma ei tea, kas see on välja mõeldud lugu, mulle seda jutustati hiljuti. Aga praegu on jah niimoodi, et suvalist nime ikka päris panna ei tohi ja tegelikult, kes on rahvastikuregistrit vaadanud, seal on üks koht, kus saab teha päringuid. Saab teha päringuid, kui palju on selle eesnimega rahvastikuregistris Eestis, kui palju on perekonnimega, aga seal on ka üks koht olemas, kus saab vaadata eesnime sobivust. Mina ei ole vaadanud, mul ei ole sel ajal kedagi sündinud niimoodi. Aga saab vaadata, aga põhireeglid on sellised. Eesnimi võib koosneda andmisel mitte rohkem kui 3 lahku kirjutatud nimest või sidekriipsuga seotud 2 nimest. Teate, et nõukaajal ENSV ajal oli niimoodi, et lubati ainult sidekriipsuga nimesid, eks ole. Kindlasti pidi sidekriips vahel olema. Jah. Siis teine variant on see, et võõrkeelne või teine säte on selline, et võõrkeelne nimi peab olema teises riigis kasutusel eesnimena. No ma ei tea, see teine riik võib meist ikka väga kaugel olla, kas me ikka teame kõikide riikide eesnimesid, aga selline klausel on sisse pandud. Kui ta on Läti, Leedu, Soome, võib-olla siis on lihtsam, aga kui ta on maakera teise poole pealt, siis on võib-olla keerulisem. Kuidas? Siguli autost ei Kalju laada. Vot seda ma ei tea, et eestistati ära, sa tahad öelda. Nii, ja veel üks säte seadusest. Eesnimeks ei või anda nime, mis sisaldab numbreid või mittesõnalisi tähiseid või mis eraldi või koos perekonnanimega ei ole kooskõla seade kommetega. No jälle see ole vait, eks ole. Et no numbreid, punkt ei saa olla. Dollarimärk ei saa olla. Seda ei saa hääldada ju. Nii. Aga veel, muidu meil, nagu te teate, sugusid eriti nagu ei ole enam või on või. Aga seaduses on kirjas niimoodi, et eesnimeks ei või ilma mõjuva põhjuseta anda isiku soole mitte vastavat nime. Kuigi mina tean, et Eestis käib ringi üks päris tuntud inimene, meesterahvas, kelle eesnimi on Jaanika. Võib-olla te keegi teate ta. Jah. Ja käib ringi ja pole häda midagi. Nii, tuleme korra veel selle esimese klausli juurde tagasi. Nüüd väike puänt ka. Eesnimi võib koosneda andmisel mitte rohkem kui 3 lahku kirjutatud nimest, või sidekriipsuga seotud
2 nimest. Kas sihukest nime võiks anda? Vastab reeglitele ju, vastab seadusele. Kas on pandud, ma ei tea. Nii, nime moest ma juba rääkisin. Noh, ühte ja sama nime võib kirjutada 3 moodi. On ka selliseid juhtumeid, ma ei tea, kas need on head juhtumid, minu asi ei ole hinnata, aga et võõrapärane nimi ongi pandud kirja nii, nagu teda eesti keeles hääldatakse ja väga kenasti Carol ja Alice. Jah. Halb oleks võib-olla, no ma ei saa, ühtegi nime ei tohi halvustada. Mina ei ole ka siin mitte ühtegi nime halvustavalt näitena toonud, aga ma olen küll trehvanud, et see Carol kirjutatakse C ja sinna järgneb Ä. See vist ei ole eesti keel. Ja ma arvan, et praegu see vist ei lähe läbi, aga metsikud 90-ndad võis juhtuda siis. Nii, aga nüüd siis veel kord sellest eesnimest minu kodukandis külakohas mitte keegi ei rääkinud inimestest või kutsunud inimesi perekonnanimedega. Siin on mul üks väike selline tabel inimestest, kes on päriselt minu naabrid olnud ja kogu aeg teda kutsuti ikkagi nii-öelda aadressiga ja me ei kasutanud selle rannakeelena ka mitte kunagi, ma ei oska seda rannakeelt enam, aga me ei kasutanud kunagi sõna alguses as-tähte. Nii et Hugo Lindholm oli Kiigemäe Uugu, tegelikult selle koha nimi, selle talukoha nimi oli Kiigemäe. Aga me ikka ütlesime Kiigemäe ja siis üks teine koht, seda siin ei ole, oli meil ka, selle koha nimi oli paberites Läänemäe, aga me kutsusime ikka Lännemäe Gunnar. Ja teisedki nii, ja mina olin Mihkli Jaan seal. Aga vaadake siin nimekirjas 5, Jutta Mänd, aga miks teda kutsuti poe Jutta? Ja ikka tugevalt ikka hääldati Jutta ikka. Miks poe? Ta oli poe, ta oli kooperatiivi poemüüja loomulikult. Aga Lehe Selma, postiljon. Aga Martini Leida. Vaat sellega on selline lugu, et kõrvuti kõrvaltaludes elas 2 leidat. Ühe nimi oli Leida Saar ja teise nimi oli Leida Nõu. Aga kuna nad olid kõrvuti ja neid talusid vist isegi sageli nimetati külarahva hulgas sama talukoha nimega Niidi. Nii et üks oli Niidi Leida, aga teine ei saanud ka Niidi Leida olla ja terve elu kutsuti teda Martini Leidaks. Ja oligi. Ja mina olin Mihkli Jaan, sest ma olen Mihkli talust pärit. Nii, kui palju neid hästi kiiresti lõpetuseks? Kui palju mul veel on? 2 minutit. Siin on rahvastikuregistrist välja toodud päris värsked andmed, milliste eesnimedega inimesi praegu rahvastikuregistris on enam teistest. Martin, Andres, Toomas, Margus, Jüri, Kristjan, Urmas. Siin ei ole mitte sünnid, nad võivad olla mõned 1-aastased, mõned 100-aastased. See nimistu kogu aeg muutub. Uued sünnivad, inimesed lahkuvad. Nii, ja koos perekonnanimega selline nimekiri. Andres Tamm, 41 inimest. Hästi vähe, natuke ka, ma arvan, võib vist öelda venekeelseid inimesi. Hästi palju. Ja Aleksander Ivanov, lausa 131. Anna, ei saa öelda, et see on ainult venekeelse, see võib olla ka eesti inimese nimi. Maria samamoodi, eks ole. Ja Katrin, Tiina, Sirje, Anne, Ülle. Ja Sirje Tamm, neid on kõige rohkem. Päris ikka õiget nagu vene inimeste perekonnanimed Olga, Irina, Jelenas. Näete, kõik lõpevad A-tähega. Vene naiste nimed. Ja kõige rohkem on Irina Ivanovat. Ja nüüd natuke siis ka nimemängudest veel kord, lisaks sellele Ole Vaidule. Meie väga teenekas oli, teda meie hulgas enam ei ole, Koidula Ameerikas, Hilja Väravas, need on reaalsed inimesed. Hilja Väravas, Maarja Kask, Tuule Klaas, Lehti Metsa alt. Kes mäletab sellist inimest? Kas ta ei olnud äkki ajakirjanik? Enda naaber,
Anna Nõu, Õnne Sepp, Hiie Tamm, Koidu Täht ja lõpetuseks Lille Vaas, Kalju Kass. Mercedes Bent ei ole küll enam Bent, ta kannab nüüd uut teist nime, aga lõpetuseks siis Aita leida kuusepuu. Aitäh, tegime lühidalt. Aga kui sul kõige nimetus eestlane? Eest, ja kõige eestlane, jah. Aitäh! Kas küsida saab? Ma ei tea, kas saab. Või kommenteeri. Sa tead sama hästi seda teemat. Ei, eeskätt kõik teab need asja, aga ma tahtsin seda öelda, et tegelikult öeldakse, et enamus eesnimesid on pärit piiblist või piibli nimede tõlgendades. Piiblis on ju tohutult eesnimesid, ega ma ei tea, vist neid on tuhanded tegelikult. Ja enamus eesnimesid tegelikult on piibli päritolu. Noh, piibli päritolu võib isegi öelda laiemalt kirikuloost. Aga kirikuloos on ikka piiblist tegelikult. Ei, no võivad olla need, nojah, võivad olla need pühakute nimedest mugandatud ja on muidugi, jah. Vähemalt meie keeleruumis küll, jah. Jaa. Aitäh, et väga põhjalik uurimistöö, aga kas sa räägiksid lühidalt metoodikast, mida sa oled kasutanud ja võib-olla mõni selline tipp ka, mida kasutad, et üks väike oli juba, et teistele uurijatele. Oleme oma emapoolses suguvõsas teinud analoogilise uuringu eesnimede kohta, aga seda ei teinud mina, aga palun ole hea, et võib-olla mõned näpunäited. Oi, ma ei saa ju pikalt rääkida, aga ma katsun hästi lühidalt siis. Tegelikult uurimistöös üldse, mitte ainult meie uurimistöös, vaid igasuguses akadeemilist laadi võib-olla natukese. Me oleme amatöörid. On mõni proff, sina oled proff. Selles vallas amatöör. Et meie tegelikult uurimistöö A ja O on metoodika. Esimene asi on andmed ja teine asi on metoodika, kuidas me neid kogume, kuidas me neid süstematiseerime ja mis see tulemus siis lõpuks tuleb. Me lõpuks ju tõlgendame, eks ole. Minu metoodika on olnud selline, et ma olen tõesti lihtsalt vaadanud neid andmeid, mis mul olemas on. Noh, keskajast ei ole eriti palju midagi vaadata, sealt võtad, mis saad, eks ole. Aga ütleme need 70. aastad ja minu uurimiskandi isikute, sel ajal elanud, sündinud ja elanud isikute andmeid on hästi palju olemas. Ma olen kasutanud 3 valla, Rae valla, Jõelähtme valla ja Viimsi valla lehti. Ja seal on kuni viimase ajani õnnitletud juubilare, alates seal 65 või 70. eluaastast. Ja seal on õnnitletud ka värskeid ilmakodanikke. Ja kui sa lausaliselt, see on suur töö, kui sa lausaliselt seda teed, siis hakkavadki välja kooruma need popimad nimed eri ajastul. Minul õnneks oli kasutada veel ka, teate, kunagi olemas selline Sergei Mironovitš Kirovi nimeline näidiskaluri kolhoos. Aastast 1975 on olemas, hakkasid nad välja andma oma kolhoosi lehte ja seal õnnitleti ka. Ja kui nüüd sealt õnnitleti 100 aastat, siis 100 aastast, siis te võite ette kujutada, kui palju andmeid tagasi sai, eks ole. Kõik need andmed on muidugi natuke valim, juhuslik valim. Eks valimeid tehakse mitut moodi, tegelikult on päris põhjalikud valimi moodustamise meetodid. Ja siis on sellised, mida olen mina kasutanud, mis ei ole liiga põhjalikud. Aga mingi tulemuse nad ikkagi annavad, et nii ma olen teinud. Kõik? Jaa, ole hea, Heike. Ma siin võib-olla mõned enda tähelepanekud lisaksin, et siin oli juttu sellest, et kas eesnime järgi saab määrata rahvust, aga meil oli ju see venestamise periood siin saari ajal, kus väga paljudele eestlastele, mitte ainult õigeusu kogudustes, ka luteri kogudustes pandi nimed Roman, Konstantin, Anton,
ühesõnaga noh, sellised venepärased eesnimed. Ja võib-olla ma Lõuna-Eestist, ütleme Võrumaalt tooksin sisse veel sellise asja, et see oli siis nüüd ka 19. sajand ja võib-olla ka varem, lapsele pandi esimese vaderi eesnimi. Ehk see, kes kirikuraamatus oli, seal oli väga paljudes kohtades oli nummerdatud 1, 2, 3, 4, kui poisslapsele pandi siis selle esimesena kirjas oleva meessoost vaderi nimi ja naisterahvale siis vastavalt siis naissoost vaderi eesnimi. Et see on päris levinud Võrumaal just. Ma mujalt ei oska öelda, aga Põhja-Eestist ma ei ole näinud sellist seost. Noh, ma ei pea ju kommenteerimagi, aga tegelikult neid mustreid, neid nime valimise mustreid võib väga erinevaid veel isegi välja tulla, mis ei ole veel välja tulnud, võib-olla ei teil ega minul. Et jaa. Üks kaasaegne nimi. Selline nimi või? Kas ma pean selle ette ütlema? Tegemist on jah ilusa Eesti nimega, mis mulle siia paberi peale kirjutati. Ma loen seda, et see on Kusti, aga ta on kirjutatud alguses C-ga ja lõpus Y-ga. Tore nimi. S on tavaline, jah. Eelkõneleja rääkis, et Lõuna-Eestis leidis, et lapsele pandi nime kõige esimesena märgitud vaderi järgi. Kas ma vajan seda? Ma püüan rääkida kõvasti. Ei, väljas inimesed on ekraanidega ka. Mina olen sama täheldanud Ageri kihelkonna kohta, aga ma lisaksin nüansi. Kui vaderiks oli veidi peenem tegelane, kas paruniproua või köster. Paruniproua nimi oli Kristiina Brigitta või vastupidi, ma ei mäleta enam. Lapsele pandi nimeks Kirsti, mis on Kristiina nii-öelda lühendnimi. Kui köster oli Daniel, siis poisile pandi nimeks Tani. Ühesõnaga, tehti seisuse vahet, kui sina olid ikka talupoja soost, siis sulle seda peent saksa nime ei pandud. Pandi Tani või siis Kirsti või kolmas juhtum. Üks minu esiema oli abielumeetrikas, laste sünnimeetrikas, igal pool oli Etvi. Ja alles surmameetrikas sain teada, et ta nimi oli ka Hedvig. Sama lugu, aga see on nüansiga, sest abielu registreerimisel oli märgitud, et tema on leeris käinud Pühavaimu koguduses. Kuidas Pühavaimu koguduses oli? Ega seal vast ehk neid, kuidas seal tehti? Kas seal võidi ka niimoodi teha, et nagu seal Ageri kihelkonnas, et kui sul vader juhtus olema peenemast soost, kuidas siis pandi? Mis ajast nüüd jutt on? See on 18. sajandi esimene pool. 18. sajandi esimene pool. Jah. Ei, ma ei oska nii põhjalikult öelda, sest nagu ma ütlen, et see minu piirkonna rahvastik jagunes 2 ja see, mis mulle rohkem on huvi pakkunud, läks Jõelehtme kihelkonna alla, et see on jäänud minu silma alt välja. Ma ei oska vastata. Jah. Mina Pühavaimu koguduse raamatutes ei ole tuhninud. Jah. Ja. Aga neid on palju olemas, võib tuhnida. Jah, aga ta oli mujalt tulnud. Ta oli ühesõnaga mingisuguse saksa teenijatüdruk ja siis nii-öelda jäi ankrusse kõrtsi emandaks sinna Laitse kanti, Töökmanni kõrtsi. Nii. Aitäh.
aga me Nii vist, palju peame nüüd, tähelepanekuid. me vist peame nüüd lõpetama või? Jah. 55, 55